3 kilomeetrit enne uperkuut ja kraavis ja tõusud, muda, parik, vesi, tõusud. Ma arvan, et see aasta, mis ma üldse maratonides sõitnud olen, on kõige raskem rada siiamaani olnud. Kose Seitsmejärve rattamaraton saab stardi, täna oled põhisõidu stardis. Mis tundega siis siia Kosele kohale tulid? Ma ei teagi, meil ei ole ühtegi tunnet, eks siis esimene rattamaraton see hooaeg. Ongi nii, täitsa esimene maraton? Jaa, mõte oligi, et alustada veel rattamaratoni hooaeg enne kui see lõpeb. Võistlustele tuleme tiimi arvest ikkagi võidulootuste ja ootustega. Aga kuna ma olen ise Seitsmejärvega seotud olnud siis, ja siin kandis ka elanud, siis ega need rajad mulle päris võõrad ei ole. Muidugi mingisugune 20 kilomeetrit, mis pidi olema midagi, mis on esmakordselt üldse kasutusel, nii et eks paistab, eks näeb. Kunagi olen seda Seitsmejärve krossi sõitnud mingi 4-5 aastat tagasi, kui ta ümber nende järvede ja juurikate käis. Ja sealt jäi väga positiivne emotsioon ja sellepärast. Et mingi ettekujutus või aimdus on olemas, mis sees ootama hakkab? No, pori ja muda ilmselt. Igal juhul saab põnev olema. Kindlasti, jaa. Peast ilm ka natuke toetaks ikka. Finissis. Nägu naerul. Kuidas on? Noh, ega ta kerge ei olnud. Raske ja tehniline. Pole selleks nagu valmistunud. Mina jäin rahule. Alati finissis olen rahul. Ta algus mingi poole maa peal, siis on küll, täna oli poole maa peal, siis tekkis suke väsimuse tunne korra, aga vingen lõpus olla. Päris äge rada oli. Hästi palju singleid, nagu ma just praegu ütlesingi, et võib-olla isegi kõige rohkem, mis on nendest etappidest olnud, aga kõik olid siuksed hästi mõnusasti tehtud, et siuksed mõnusad sõidetavad, et ei olnud nagu liiga üle võlli, et kus nagu fookus väga ära kaob. Et ei, mulle väga meeldis. Väga tehniline hea rada oli, et pidi kogu aeg vaatama, et kuhugi ei sõida juurikast maha või kraavi, aga esimest korda sõitsin seda ja nii et väga positiivne. Järgmine aasta uuesti. Tuli vihma ka, said libedad olusid ka, said poriseks ka, nagu õige maastikusõit ilmselt olema peab. No ja kommenteeriti nii, et see peaks olema nagu õppetund, milline õige maastikusõit peab olema, aga no ma ütlen, et eks ta oli raske kindlasti ja ilma poole pealt nädal aega tagasi olid hoopis teised olud, jah. Ei no ikka väga hull, aga no sai veel lõpuni ilma puhkamiseks ja see on nagu nii mega äge. Eks ole?